Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on detsembri 1. teisipäev, kell on mõni minut 1 läbi ning eetris on loomulikult värske Krimiraadio. Saadet juhivad nagu ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises pooles on meil külas legendaarne ajakirjanik Peeter Võsa, kes omaaegsetes saadetes nagu Politsei nädal, Kriminaalkroonika, Politseikroonika ning ka Võsa reporter tegi krimilugusid sealt, kuhu teised minna ei tahtnud või ei julgenud. Mis on saanud neist omaaegsetest hämaraelu kangelastest, sellest kõigest räägime me hiljem. Aga kõigepealt võtame teemaks eluaegsed vangid. Möödunud nädalal jättis kohus taas rahuldamata eluaegset vanglakaristust kandva politseitapja Romeo Kalda soovi enne tähtaegselt vanglast vabaneda. Miks seda meest ei saa ikka veel välja lasta? Kuidas on vabaduses käitunud kõik need kunagi eluksajaks trellide taha saadetud maniakid ja mõrvarid, kes viimastel aastatel on vabadusse pääsenud? Sellest räägib meile Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tervist! Rait Kuuse, kas te aitaksite selgitada kohtu põhjendust? Nimelt kohus ütles, et Romeo Kaldat on võimalik vanglast vabastada üksnes juhul, kui tema retsidiivsusoht oleks üliväike, kuid praegu see nii ei ole. Kohtu hinnangul siis. Jah, no mida kohus vaatab ja mida ka meie vaatame on siis see, et milline on tõenäosus, et inimene ei pane toime uusi kuritegusid peale seda, kui ta on kriminaalhooldusele liikunud või siis nii-öelda ka siis vabanenud nii-öelda karistuse kandmisest. Et seda üritatakse siis hinnata, et vanglateenistuses on näiteks kasutusel ka Suurbritannias kasutuses olev riskihindamise süsteem ja ohtlikkuse hindamise süsteem, mille alusel meie anname hinnanguid selle kohta, milline on uue kuriteo toimepanemise selline üldine tõenäosus, millisesse isikute gruppi inimene kuulub. Ta on selline teatud mõttes ikkagi üldistab, et ta ei pruugi ilmtingimata just tähendada, et selle konkreetse inimese puhul just sellise tõenäosusega sellise aja jooksul midagi nagu nii-öelda juhtub, aga selline üldine riskitase antakse. Nüüd muidugi inimene, kes on pannud toime vägivaldseid kuritegusid ja korduvalt seda teinud, kui me räägime täna eluaegsetest kinnipeetavatest, siis nende hingel ikkagi neid elusid on rohkem kui üks. Siis seal muidugi seda retsidiivsuse taset nagu nulli viia ei ole võimalik. Ka parima tahtmise korral, et seda saab nulli viia ainult siis, et kui nagu elutee lõpeb, et selles mõttes teatud nagu nii-öelda nagu riskid on ka meil teiega, et me kuulume ka mingisugusesse riskigruppi nii-öelda ja võib öelda, et ka mõned protsendid siia-sinna kuskil võime ka meie nagu nii-öelda siis olla nagu nii-öelda teatud nii-öelda riskiga panna toime uus kuritegu on ja mis ei tähenda seda, et me seda teeksime, aga puhtalt nagu nii-öelda vaadates nagu nii-öelda elanikkonna keskmisega ja nii-öelda meie vanusegrupp ja siis on selge see, et meie vanusegrupis ka pannakse toime teatud hulk kuritegusid meie vanuses inimeste poolt, nii et automaatselt see tähendab ka seda, et meil mingisugused sellised nagu riskid on nagu olemas. Ja nüüd sealt eraldi on siis see küsimus on, kas need riskid avalduvad kuidagi või mitte, et need, kes on kinnipidamiskohas, nende puhul need riskid on avaldunud ja kohus üritabki siis küllap siin nagu leida siis nagu võimalikult turvalist viisi, et teha see otsus, kas kriminaalhoolduse järelevalve võiks osutuda piisavaks, sest vanglas inimene on ikkagi isoleeritud ühiskonnast ja teistel ohtu ei kujuta ja seal on asjad nii-öelda avalikkuse jaoks kaitstud ja kontrolli all. Nüüd meenutagem, et 1996. aasta aprillis politseinik Mart Laane tapnud Romeo Kalda on tänaseks üle 29 aasta vanglas karistus kandnud ja viimatine oli 3. kord, kui ta vanglast pääsemist taotles. Kohtu hinnangul, mis tõenäoliselt tugineb vangla hinnangule, ei ole siis, nagu ma aru saan, Kalda veel piisavalt palju ennast muutnud. Sain ma õieti aru? Niimoodi võib sellest avalikust kajastusest aru saada küll, et meil on täna selline süsteem, et kui kinnipeetavad enne karistuse lõppu, siis kaalutakse nende nii-öelda kriminaalsametniku järelevalve alla suunamist, siis peab selle otsuse tegema kohus. Ja kohus saab täieliku info, mis on vanglal olemas, sellel istungil saab osaleda ka prokuratuuri esindaja ja siis kinnipeetav ise ja kogumis nagu kohus peab siis teatud aegade tagant eluaegsete kinnipeetavate puhul iga 2 aasta tagant andma oma hinnangu, kas see inimene võib liikuda kriminaalhooldusele või mitte.
ja teadupärast on ju nii, et eluaegsest vangistusest tuleb ära kanda vähemalt 25 aastat enne, kui kohus üldse hakkab arutama seda asja, et kriminaalusametniku järelevalve alla nii-öelda suunata. Mida kinnipeetaval endal, siin puhul siis ütleme Rooma ja Kaldal veel võiks olla teha, et seda nii-öelda retsidiivsust kuidagi alla siis tuua, et see hinnang oleks teistsugune? Eks väga suur osa siin on ka sellel käitumisel vangistuse jooksul, et ehk siis, et kas peetakse kinni korrast, kas pannakse toime uusi rikkumisi, väärtegusid, kuritegusid, et ehk siis kas osaletakse nendes erinevates riske maandavates programmides, tööhõives, kõik see, mis nii-öelda vangistuse jooksul tehakse või ei tehta, on nii-öelda ka kohtule meie poolt siis nagu nii-öelda avaldatav. Kohtu hinnangu juures märkasin ühte lauset veel. Varasemate aastate subkultuursete väärtuste jälgimine ja korduvad rikkumised on asendunud stabiilsema ja kontrollituma käitumisega. Rikkumiste arv ja raskus on vähenenud, kuid säilinud on manipuleerivad strateegiad ning valmisolek järgida reegleid peamiselt pragmaatilistel kaalutlustel. Aidake mõista seda lauset, mida siin nüüd silmas on peetud täpselt? Kui me nüüd vaatame seda, et millised olid vanglad nii 25 aastat tagasi, siis tegelikult vanglates oli päris suur probleem subkultuuriga. Subkultuur sisuliselt tähendab siis seda, et vangidel on nii-öelda oma ettekujutus sellest korrast ja nad üritavad siis oma hierarhiat kuidagi nagu siis seada ülimuslikuks selle üle, mis nagu riik seal teeb, et ehk siis, et korraldada ise seda elu nii-öelda ja laagertüüpi vanglates tegelikult riigi võimu nii-öelda kehtima panemine oli 25 aastat tagasi tohutu väljakutse, sest et keskkond oli küllalt kontrollimatu, hästi suured nii-öelda hulgad kinnipeetavad elasid nii-öelda pead ja jalad nagu koos ja reguleerisid oma siis nii-öelda nagu elu või üritasid vähemasti seda ise nagu nii-öelda nagu reguleerida ja loomulikult eluaegsed olid seal ju, kes rohkem, kes vähem nagu nii-öelda nagu osalised ja mingit nagu rolli kandsid, et antud juhul ei ole muidugi saladus ju ka see, et on ka toime pandud siis nii-öelda vangla seinte vahel siis raskeid kuritegusid ja nende organiseerimises siis osaleti siis nii-öelda selliste kinnipeetavate grupeeringutena või kui nii nagu öelda. Ja see viitab siis sellisele subkultuuril selle käitumisele, aga nüüd eks ajaga, kui vangistus kestab ikkagi nii kaua, siis ajaga tegelikult ja ka vanglasüsteem on edasi arenenud, ehk siis täna on Kamber-tüüpi vanglad hoopis teised võimalused, teised reeglid, teine turvalisusaste, mis nagu tähendab seda, et tegelikult et selline subkultuur Eesti vanglasüsteemist on välja juuritud, seda on ka CPT ehk siis Euroopa piinamisvastane komitee tõdenud, et Eesti on üks vähestest, kui mitte ainukene Ida- ja Kesk-Euroopa riike, kus siis see subkultuur vangide hulgas ei ole enam probleem. Et mis nagu omakorda annab ka tunnistus seda, et kinnipeetavatel täna on väga-väga minimaalselt nagu võimalusi siis nii-öelda iseenda elu niimoodi korraldada, et elada kriminaalsete tõekspidamiste järgi. Kuid selles samas lauses on öeldud, säilinud on manipuleerivad strateegiad ja reegleid jälgitakse peamiselt pragmaatilistel kaalutlustel, et see on siis selles Kaldale antud iseloomustuse üks osa. Eluaegsete kinnipeetavate puhul ka kohus on tihtipeale tellinud ka sellist psühholoogilist ekspertiisi väljaspoolt vanglateenistust, et saada nii-öelda lisaandmeid selle kohta, et milline see isiksus ja inimene nagu on, et võib ju ka öelda seda, et inimesed, kes on ikkagi sedavõrd suure osa oma elust vanglamüüride vahel nagu nii-öelda nagu veetnud, et väga raske on võib-olla ka seal ütleme siis olla siis võib-olla tavaühiskonnas ilma vanglakogemuseta, ilma kuritegusid sooritamata inimesega nagu nii-öelda samal võrdluse asemele, nii et eks siis kohus ju siis nägi nende materjale vaadates ja tegi oma parima siseveendumuse kohaselt sellise nagu järelduse, et ilmselgelt ju mingi probleem on, kui inimene vanglas on ja ennekõike, kui ta eluaega on. Mismoodi vanglal see nii-öelda retsidiivsuse hindamine üldse käib, mis need mingisugused kriteeriumid on või mida te uurite või vaatate? Väga erinevaid aspekte. Üldiselt on nii, et seal on sellised kindlad seaduspärasused, kuidas retsidiivsust mõõdetakse, mis mõjutab rohkem, mis mõjutab vähem, et see on nii-öelda teaduspõhine metoodika. Näiteks mida varem ja mida vägivaldsem kuritegu toime pandi, seda rohkem siis võib eeldada, et see retsidiivsus on ja ohtlikkus.
kui on korduvus, samamoodi vaadatakse, kui lühikese aja tagant, kas on sarnased kuriteod, kas on nii-öelda kuriteod läinud jõhkramaks ajas, tavaliselt on selline teatud dünaamika nagu seal sees. Ja loomulikult ka sugu mõjutab päris palju tegelikult, et noored mehed, ütleme, et siis on tegelikult, kui varases nooruses kuritegu toime pandi, siis tõenäosus, kui sa satud kuritegelikule teele varajases nooruses, tõenäosus, et sa sellel teel ka mõnda aega jätkad, on väga kõrge. Et teisipidi, kui see kuritegu on sooritatud võib-olla juba keskeas või sealt edasi nii-öelda, siis see tõenäosus jälle enamikel juhtudel võib olla ka madalam kõvasti on ja nii-öelda. Et niimoodi seda vaadatakse, analüüsitakse ja pannakse selle metoodika alusel kokku, aga vaadatakse ka seda, millised on üleüldse eluhoiakud, väärtused, kuidas inimesed suhtuvad teistesse inimestesse, kas nad oma tegu siis ka kuidagipidi saavad aru, et kahetsevad, on nad selles mõttes aru saanud, et see tegu ka teisi mõjutab. On ka ju selliseid inimesi, kes tegelikult ei saa lõpuni aru, et nende sellised võikad teod on kedagi teist väga tugevasti nagu mõjutanud ja siin on väga eripalgelised mustrid. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse ning me räägime eluaegsetest vangidest. Viimaste aastate jooksul on vabadusse pääsenud õige mitu omal ajal väga raskete kuritegude eest eluks ajaks vanglasse saadetud isikut. Mõnegi endise roimari, laibatükeldaja ja lapsetapja vabanemise puhul kostus ikkagi ajakirjanduses ka ärevat poleemikat. No kas teil on mingi teadmine, et kui paljud neist endistest mõrvaritest ja maniakkidest on taas politsei huviorbiiti sattunud? Ja ikka on, et need siis eluaegsed kinnipeetavad, kes vabastatakse kohtu poolt ennetähtaegselt või siis me ütleme pigem, et kes liiguvad kriminaalsusametniku järelevalve alla, on ju meie pilgu all. Ja neid on täna kriminaalhooldusametnike järelevalve all siis 10 inimest. Need 10 inimest täna on suutnud täita kriminaalhoolduse reeglid. Tavapäraselt on nii, et kui nad on sellised kõrgema nii-öelda riskitasemega, siis on kohus kohaldanud ka esimesel aastal elektroonilist järelevalvet, mis tähendab sisuliselt seda, et inimene on siis koduarestis ja pideva nii-öelda 24/7 järelevalve all kriminaalsusametniku poolt ja kontrollime neid ka siis selle jalavõruga. Sealt edasi on tavapärane kriminaalhooldusaeg ja siis kriminaalhooldus lõpeb ja on siis selline nii-öelda katseaeg ja eks seal on ka väga selge ju see, et kui need katseaja tingimusi rikutakse, siis on eluaegne vangistus jätkumas, nii et seal kaotada on väga palju. Ma täpsustan üle, et 10 kunagi eluaegset vanglakaristust kandnud tegelast siis, kes on enne tähtaegselt vabaks saanud, ei ole andnud põhjust politseil nendega tegeleda. Ja minu teada küll mitte, jah. Et kriminaalsusametnikud peaksid siis ka sellisel puhkudel esitama kohtule ka erakorralise ettekande ja paluma siis karistuse tingimused üle vaadata või siis täitmisele pöörata, seda täna põhjust teha olnud ei ole. Võiksite kirjeldada, et kuidas nendega töötatakse pärast seda, kui nad on vanglast vabanenud, kuidas see järelevalve siis toimib ja kuidas seda korraldatakse? Esimene periood tavaliselt on väga intensiivne, et kriminaalsusametnikud töötavad üle Eesti, neid nii-öelda endiseid eluaegseid kinnipeetavaid kriminaalsusametniku järelevalve all on kõikides piirkondades, mõnes rohkem, mõnes vähem, 10 neid on kokku. Ja selline sõltuvalt nende käitumisest siis kriminaalhoolduse aja selline intensiivsus seatakse, et jätkatakse programme või alustatakse uutega, kohaldatakse elektroonilist järelevalvet, toimuvad regulaarsed kohtumised kriminaalsusametnike ametiruumides, aga kriminaalhooldajad käivad ka kodukülastusel. Et juba siis, kui vabanemist kaalutakse, siis kriminaalhooldaja ennem kontrollib ka üle, et milline on see elukoht ja millised on selle elukoha nii-öelda nagu tingimused. Nii et see töö on selline igapäevane ja tihe, loomulikult kriminaalhooldaja ei ole 24/7 nende inimeste kõrval, kui just ei ole tegemist elektroonilise valvega, siis ta piltlikult öeldes nii-öelda on, aga kindlasti on pidev ülevaade nende inimeste tegutsemisest, nende tööl käimisest, nende elutingimustest, lähedastega suhetest ja kõigest muust olemas. Kui palju meil hetkel veel vanglates eluaegseid vange järgi on ja paljud neist siin lähiajal saavad taaskord oma vabanemist taotleda?
Meil on täna 25 eluaegset vangi, kes on vanglas. Nendest 25-st 8 tänase seisuga kannavad oma karistust avavanglas. See tähendab seda, et nad on vähemalt 23 aastat kinnises vanglas juba ära kandnud oma karistust ja vangla on siis hinnanud, et nad võiksid siis sellise väiksema järelevalvega hakkama saada, küll aga on see endiselt vangla, et nad saavad siis käia igapäevaselt väljaspool vanglat näiteks tööle või õppimas, kes kuidas. Ja kui avavanglas siis seda tingimusi ei täideta või rikutakse, seal piisab väiksest nii-öelda kõrvalekaldest oma teekonnal, siis on kinnine vangla kohe ootamas, nii et siis enam avavanglasse tõenäoliselt niipea ei saa. Nii et 8 inimest täna on avavangla režiimil ja siis 17 on kinnises vanglas veel oma karistust kannas. Aga nende 8 puhul siis me võime rääkida ka seda, et kui nad käituvad nii, nagu reeglid ja kord ette näeb, siis on üsna tõenäoline, et nad ka peagi vabanevad enne tähtaegselt. Seda otsustab kohus. Seda küll, aga nad on, ütleme, ootejärjekorras selles mõttes. Nad iga 2 aasta tagant siis käivad kohtupalge eest läbi ja kohus peab siis seal tegema selle otsuse, et vaatame ka seda, et kuidas nad on hakkama saanud. Et me täna tegelikult peame arvestama seda, et nad on ikkagi olnud vanglas kaugelt üle 20 aasta, et see on väga pikk periood. Enamik eluaegse karistusega kinnipeetavaid pärinevad meil 90-ndatest 2000-ndate algusest, et tegelikult tänapäeval eluaegse vangistusega karistamist ikkagi juhtub üsna harva, et selliseid raskeid ja võikaid kuritegusid sedavõrd palju enam toime ei pandu kui toona. Nii et mõnes mõttes võib siis ka siin ju väga selgelt teha loogilise järelduse, et need inimesed pigem on vanemaealisemad inimesed juba, et tegelikult kui eluaegseid kinnipeetavaid vaadata, siis nende vanused algavad seal 40+ ja lõpevad seal 70+. Nii et ka vanuse nii-öelda siis tõustes tegelikult kõik need retsidiivsusriskid enamikel juhtudel vähenevad, et siin teatud kuriteod sinna ei allu, näiteks ütleme pedofiilide puhul on need asjad natukene nagu teistmoodi vaadeldavad, aga üldiselt tegemist on ikkagi juba keskealiste ja vanemaealiste nii-öelda nagu kinnipeetavatega, kes suure osa elust on veetnud vanglas ja need, kes on täna avavanglas 8 inimest, nad on ka seal hakkama saanud, nii et siin kohus ka tihtipeale ütleb seda, et kohut võib-olla rohkem nagu nii-öelda veenab siis see, et kas avavangla tingimustega saadakse hakkama või mitte, kus see vangla järelevalve on võib-olla natukene siis pidevam kui kriminaalhoolduse puhul. Te ütlesite, et kinnises vanglas on 17 eluaegset vangi. Kas nende 17 seas on ka mõni selline isik, kelle vabastamist kohe kindlasti mitte kunagi vangla kaaluma ei hakka? Nimeliselt ma siin ei nimetaks, aga ma arvan, et seal mõned kindlasti on ka sellised, kelle puhul oleks väga keeruline sellist nagu nii-öelda võimalust nagu näha, et need kriminaalhooldusele liiguks vähemasti mitte silmaga nähtavas tulevikus, sest et meil on ka eluaegsete kinnipeetavate hulgas selliseid inimesi, kelle võib-olla psüühiline vaimne tervis ei ole just sellised, mis oleks väga stabiilsed, näiteks on ka ju juhtumeid, kus liigutakse siis sundravi osakonna ja vangla vahet, et sõltuvalt sellest, et kuidas siis nii-öelda psüühiline tervis parasjagu on. Me peame küsima ka Rootsi vangide kohta, millest on viimasel ajal palju räägitud, kuidas sellega siis on? Kisa on palju olnud muidugi, aga karavan, nagu ma aru saan, läheb edasi. Mida karavaniks nimetada, et selles mõttes, et esimene lugemine Riigikogus sellel välislepingul toimus ja oli väga pikk ja sisukas arutelu, nagu mina kõrvalt vaadates aru sain, nii-öelda poliitiline debatt oli väga sisukas. Nüüd ees ootab ju veel. Teine lugemine minu teada seda veel nii-öelda ajakavasse pandud ei ole. Et eks see on poliitikute otsustada, et kas siis see leping ratifitseeritakse või mitte. Teine oluline tingimus on see, et ka Rootsi pool peab selle lepingu ratifitseerima ja nii palju kui mina tean, siis Rootsi pool hakkab sellega tegelema järgmise aasta siis esimeses pooles, nii et kui 2 riiki on selle lepingu ratifitseerinud, siis saab vanglateenistus seda lepingut ellu viima nii-öelda hakata. Me täna nagu lähtume sellest, et see poliitiline suund ei ole täna nagu muutunud, et see debatt küll käib, võib ka juhtuda nii, et seda lepingut ei ratifitseerita, et eks me peame tegema need korrektuurid, et mingid sellised väga suuremahulisi investeeringuid praegu me ei tee, küll aga me juba valmistume selleks võimalikuks lepingu rakendamiseks, sest et kui see ratifitseerimine toimub, siis ajaaken enam ei ole nii pikk, kui esimesed kinnipeetavad võiksid teoreetiliselt saabuda ja me teeme siin ka tööd selleks, et siis selgitada nii-öelda, milline mõju
kui siis ütleme, selle ümbritsevale saab nagu olla. Kui ma vaatan täna näiteks ka Rootsi televisiooni selliseid intervjuusid, mida nad on teinud Tartu tänavatel täiesti nagu nii-öelda meile nagu siis nii-öelda teadmata ajal on ju nii-öelda, et kui nad on külastanud, ju nad on siis tänaval ka intervjuud teinud, et inimesed on pigem olnud optimistlikud ja öelnud seda, et nende arvates see rent nagu nende elu kuidagi pidi ei mõjuta, et pigem on hea, kui üks tühjalt seisva vangla nagu panna nii-öelda nagu teenima. Ja omal moodi paradoksaalsel kombel täna Tartu vanglas meil on väga palju inimesi, kes tahavad sinna tööle tulla, aga meil pole enam kohti neile pakkuda, nii et ta on kuidagi mõjunud jällegi nagu teisipidi, võib-olla mõnele kummaliselt, aga ka näiteks meile siis nii-öelda nagu soodsalt, et Tartu vangla nagu nii-öelda mehitamisega täna nagu ma probleeme ei näe. Ma saan aru, et teie olete 100% ja rohkemgi valmis selleks, et mis juhtuma hakkab, kui kõik läheb nii nagu plaaniti, aga öelge, miks üsna hiljuti toimus vangla direktori vahetus? Eks meil on see poliitika, et iga inimene peab olema nii-öelda sellel kohal, kus ta ikkagi nagu tahab panustada ja seal on selge see, et Tartu vangla tänane nii-öelda nagu direktor ütles seda, et tema nagu soov on toetada seda Tartu vangla arengut võib-olla rohkem nagu nii-öelda praktiliselt seespoolt, mitte olla nii väga selline avaliku elu persoon, kes paratamatult siis see vangla direktor peab olema avaliku ees väga nagu nii-öelda nähtaval, et selgitada kõiki neid rendivanglaga kaasas käivaid nii-öelda aspekte ja igaüks peab nagu hindama siis seda, et mis see tema nagu nii-öelda tassike teed on ja antud juhul siis tema hinnang oli see, et ta päris nagu sellise nagu perspektiiviga seda vanglat nagu nii-öelda juhtida ei võtnud, et toona olid meil hoopis teised väljakutsed, et näiteks koondamine, kahanemine ja ütleme selline meeskonna nii-öelda ühes tükis hoidmine ka sellistes olukordades, kus tegelikult tuleb teha raskeid otsuseid, nii et mingit sellist nagu pahandust ega midagi ei ole, et pigem selline tavapärane ümbersättimine, et õiged inimesed oleksid õigetel kohtadel ja kõik saaksid andma maksimumi panuse. Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse, täname, et leidsite aega saatesse tulla. Olgu mainitud, et omaaegne legendaarne politseijuht Kalle Klandorf on eluaegsete vangide lood raamatuks kokku kogunud ja just neil päevil peaks see raamat ka müüki tulema. Saame lubada, et järgmisel teisipäeval on Klandorf ka Krimiraadio külaline. Nüüd aga läheme väikesele pausile, kui naaseme on meil stuudios legendaarne Peeter Võsa. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi, saadet juhivad endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning nagu lubatud, vahetame nüüd teemat. 90ndad ja sajandi vahetus oli Eestis aeg, kus tänavatel kehtisid hundiseadused. Uus segane aeg jättis paljud kodutuks ja vaeseks ning muutus, võiks öelda, ka ühiskonna moraal ja sellest suurest vaesusest enese päästmiseks hakkasid inimesed tegutsema, tihti vahendeid valimata ning siis hakkas ka juhtuma. Seda kõike vaatas aga lähedalt kaamera ja mikrofoniga pealt Peeter Võsa, kellega neid aegu nüüd meenutama asumegi. Tere tulemast Krimiraadiosse, Peeter! Tere! Aitäh kutsumast! Peeter, ma pean sissejuhatuseks küsima, kas sa tänapäeval üleüldse krimiuudiseid kui sellised jälgid, vaatad, tunned huvi selle maailma vastu? Ei jälgi. Siin on, ütleme niimoodi, et need krimiuudised, mis on kuskilt kogukonda lähedalt puudutanud näiteks, et nendega ma ikka kursis olen, aga seda, et ma võtan lehe kätte või kuskil panen teleka tööle või raadioga, ma vaatan nüüd loetakse laipu kokku. Ei, ma ei taha midagi teada relvadest, ma ei taha midagi teada laipadest, ütleme niimoodi, et kui joodikul saab ešeloni täis viina ära joodud ja tal lihtsalt ongi kõik oma viinakogus ära joonud, rohkem ei joo. No võt, mina olen oma ešeloni teie laipu ära vaadanud ja mulle ei meeldi niisugused asjad. Kui ma paluksin sul kuidagi kokku võtta oma selleaegse teletöö kogemuse, siis julgeksid sa öelda, et sinu silmad on kõike näinud? ma kusjuures olen ise seda öelnud ja selle olukorra juures, need laipadeks ja kõiksugused vargused ja õnnetused, mis seal olid,
aga ma olen seda öelnud siis, kui sattusin filmima seda, kuidas üks suur karvane kutsu kopuleerus parmutariga keskturu väravas. Ja siis ma küll mõtlesin, et kui ma ära suren, siis keegi peaks ühe mingisuguse lusika hankima, need silmad pealuusest välja koukima muuseumisse viima ja ütleme, et need on kõike näinud, sest kuni selle hetkeni ma siiralt uskusin, et siukest perverssust, kui hästi otsid, leiad kuskilt interneti muda põhjast. Aga läks see lugu eetrisse ka? Ei. Võib-olla, et mõni asi peab jääma ka sinna, kus ta hetkel on, et isegi mäletada on vastik. Sinu omaaegne hitsaade Politseikroonika kihutas komeedina teletabelite tippu, kuid see saade polnud ju üleüldsegi ainus omalaadne. Samasuguseid saateid oli ju mitmeid. Aga milles oli Politseikroonika fenomen? Miks see lõi, nagu öeldakse, platsi puhtaks toona? No tegelikult ju enne seda oli ju mingisugune nõukogude maigust kantud, eks ole, ka õiguskaitseorganeid puudutav saade, mida juhtisid need, kes olid juhtinud juba aastakümneid vist sääraseid saateid. Kõik ülejäänud, need värskemad saated, need olid justkui vabanemine millestki või nii nagu kõik, eks ole, kõik mingisuguse jääkaane või rõhumise alt vabanes, aga võt seda vist ei olnud Eestis tehtud, et tuleb üks mees ja teeb sellisest verisest asjast ühe mehe stand-upi endale. Kirjelda natuke seda ühe mehe stand-upi ja kuidas see ikkagi kokku sai? No kuidas sa ikka keerulistest asjadest üle saad? Huumoriga. Nii et ta oli niisugune, ütleme, tragikomöödia või midagi säärast või ühesõnaga, et eks võib-olla see lähenemine oli see, mis sellest saatest tegi vaadatava. No ajakirjanikena teles ja raadios teame me ju hästi seda teemade leidmise peavalu, mis algab kohe, kui ka see saade näiteks läbi saab. Mismoodi toona see teemade leidmine käis või siis juhtuski kogu aeg lihtsalt nii palju, et ei olnud probleemi sellega, mida telesse ja saatesse panna? Tegelikult punkt 1 oli see, et Eesti riigil oli vaja tollel ajal ennast kehtestada, sellepärast et see pandede värk oli ikkagi päriselt käest ära, et see tõepoolest oli käest ära, kui südalinnas võetakse või mis see viimane suur laskmine oli, see Krasnõi Karadoks seal Lasnamäel, kus inimesed võtavadki reaalselt automaadid välja ja kaikad välja, hakkavad üksteisele pähe laduma nendega ja tina kõmmutama näkku. Et kontrolli ju riigis ei olnud. Nii et riigil oli ühest küljest vaja ennast kehtestada, sai hästi ligi kõiksugustele materjalidele, meid suisa oodati, sest me olime riigi kehtestamise kirjeldajad ja teine asi muidugi see, et juhtus ka ikka roppu moodi. Et seal põhiküsimus oli, mida välja jätta. Et seda, mida saatesse panna, oli tõenäoliselt rohkem kui saate aega, eks? On üks legendaarne tegelane Urmas Ojast ja temaga me kunagi naersime, et tegelikult ei olegi saate tegemiseks vaja mitte midagi muud, et mine pane sinna Akadeemia teele ühiselamute juurde kase otsa kaamera kord nädalas, mine võta vaheta kassetti ja sa ei pea üldse muretsema. Oma raamatus, Peeter, Kadunud Eesti kirjutad sa, et saate algusaegadel olid teie suurimad sõbrad, kui nii võib öelda, informaatorid, kodutud ja parmud, kelle te nii-öelda eesliini luurajateks siis miskit moodi möllisite. Vennad taskad, sa oled kuskilt välja lugenud. No meenub sulle, et mis materjali te neilt siis taga ajasite ja saite? Neid ju, vaat kui palju inimesi tõsteti tol ajal kodudest välja ja kõik see meeletu hulk, see ei mahtunud ju mitte kuskile suvilatesse või kus nad elasid, eks nad jõlkusid lihtsalt linnas ja raha eest olid kõigeks valmis. Absoluutselt kõigeks ja ükskõik mida oli vaja, kommenteerida midagi, parmule viiekas, informatsiooni vaja, kes kuhu kukkus, kuhu jooksis, parmule viiekas, parm juhatas kõik kätte, nii et neid oli palju. Kuivõrd sealt teinekord oli ikkagi tegemist, et aru saada, kas asi vastab tõele või ei vasta, ehk nii-öelda eetilised dilemmad?
Kui juba parmud on informaatoriteks, siis tõenäoliselt sellised küsimused aeg-ajalt tekivad. Nojah, vaadake, praegu on korruptsioon jõudnud riigis kõige kõrgemale tasemele ja tavainimeselt on see võimalus ära võetud, et doktorit või abipolitseiniku pisut toetada, eks ole, ja siis ta aitaks lahenduse leida, kui sa plindrisse oled sattunud, eks ole, aga kui sa lähed tehaseid ostma või Eesti Energiasse laamendama, siis seal on miljardid. Tol ajal oli ühiskond selles mõttes nagu Nõukogude kool. Siis ei ole ainult Nõukogude kool, see tegelikult on, kes natukenegi sotsiaalteadustest midagi teab, et kontrollitud niisugune korruptsioon on edasiviiv jõud riigis, et siis see edasiviiv jõud veel toimis, nüüd enam ei ole seda edasiviivat jõudu. No, politseikroonika oli oma kaameraga sündmuskohal tihti veel enne, kui politsei ise ka oli. No mismoodi teil see õnnestus? Raha eest. Teine legend räägib, et teil oli ka, ütleme, politsei lainel töötav saatja ka autos või kodus, ühesõnaga ta oli lähedal, et kui jutuks oli, et politsei tegelikult ka otsapidi ootas, et te oleksite kohal ja näitaksite, kuidas riik kehtestab ennast seal pätimaailmas, siis teistpidi ei olnud neil vist ka selle vastu midagi, et te siis ka kuulete kõike neid sündmusi otse eetris ja siis vajadusel, kus tundus, et läheb huvitavaks, sinna ka kohale sõitsite, oli nii? Oli küll, jah, praegu on krüpteeritud kõne ja selle muukimiseks on vaja, see on ka võimalik, aga et selle muukimiseks on vaja natukene keerukamat tehnikat, aga tol ajal ei olnud midagi krüpteeritud ju. Võtsid, lihtsalt saada ei olnud suurt midagi, kogusid raha kokku, ostsid oma skänneri ja sul olid kõik taksojuhid, pääste, politsei, kogu ülevaade, rekkamehed, kõik oli sul olemas. Aga töö käiski nii, et töö ütleme selle laine pikkusel te istusite piltlikult öeldes ja nii kui tundus, et läheb asjaks, nii ka kohale sõitsite? Skanneerisime kogu raadiosidet ööpäevaringselt peaaegu ja meil oli, kui politseil tuleb minna sinna, kuhu tuleb minna, siis meil oli võimalus valida. Aga võib-olla on mõni lugu rääkida, kuidas just nimelt seda viisi jõudsite hea looni oma saates? Rahaboss, kes ei teaks. No too oli selline mitte üksnes kriminaalne lugu, see oli kogu ühiskonna peegelpilt, mingisugune kõverpeeglis. Seal ei olnud midagi kriminaalset, seal ei olnud isegi mitte midagi amoraalset, seal oli kõik nii, nagu tolle elu käis, lihtsalt võt tundus, et niisuguse raadiosaatjast kuuldud nagu pröökamise või teate järgi tundus, et seal saab nalja. Ja nina on vist olnud mul kogu aeg hea, nii et saigi nalja. No kas või selle rahapossi näitel sa sattusid sel ajal ikka uskumatutesse urgastesse, igasuguse roppuse ja rooja, siis rääkimata siis laipadest. On sul võib-olla eredalt meeles mõni koht või situatsioon, mis ikkagi südame päriselt pahaks ajas ja kus tuli selge ees ikkagi välja joosta? Mäleta, kellega ma sõitsin just mööda Endla ristis, mis ta on Teli ja maja, seal on praegu parkimisplatsid üsna palju, aga seal olid puumajad ja üks nendest ja need olid mingil põhjusel, mingi kuradi muinsuskaitse all, ühesõnaga see ametnike näkku panemine algas juba tol ajal, eks ole, mingisugused mädand ussilasud võeti, eks ole, omanikelt sisuliselt käest ära, sa ei või seal midagi teha ja siis pandi neid põlema ja siis olid vist mingi sundüürnike jamad veel ja võt üks maja neist põles maha. Ja kustutamine oli, mäleta neid asjaolusid enam nii täpselt, aga mulle miski ütles, et kurat, Peeter, mine otsi laipa. Maja enam ei olnud ju. Maja oli, seinad olid maha võetud, vundament ja puust põrand oli alles jäänud. Ja siis ma vist keldrisse proovisin, mõtlesin, et ma kahtlustasin, et seal on laip. Ja tuiesin, kuni kukkusin kraksti ühel hetkel läbi põranda jalg ees ja sellele samale surnule, keda ma sealt otsisin, selle sama keenud põlenud ja mädanenud laiba sisse oma rindkeres oma jalaga. Selle loo seedimiseks läheme nüüd väikesele pausile. Krimiraadio. Krimiraadio on pausid tagasi, saadet juhivad endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
Saate teises osas oleme teinud väikese retrospektiivi aegadesse, kui Eestis lokkas kuritegevus ning mitu laipa päevas oli täiesti tavaline argipäev. Neid aegu ning lugusid on täna meenutamas tuntud telemees Peeter Võsa, kes seda kõike väga lähedalt pealt nägi. No, eelmise saate osa me lõpetasime meenutusega ühest rõvedast loost, mis sulle on meelde jäänud, aga mis sa arvad, milline hetk on olnud sul kõige sellisem ohtlikum, kus mõtlesid, et kurat, nüüd siis on see päev käes? Noh, seda on võib-olla keerukas isegi öelda. Eks neid ohtusid on võib-olla need tulevahetuste kuskil ninapidi juures passimine on üks asi kindlasti, mis on ohtlik, eks ole. Noh, ja ega oli ju erinevaid saateid, taskuvargused olid ju hästi levinud, hästi organiseeritud oli kõik see Tallinna vanalinnas ja ega siis politsei teadis vargaid, noh, mina ka teadsin neid, nemad teadsid kõiki, see käis üks igavene kassi-hiire mäng ja võib-olla seda tasuks imestada, et noh, seal midagi ei juhtunud, sest ega noh, ise sattusid ka vanalinna teinekord, vahest ka vindise peaga, eks ole, et huvitav, et seal kuskil nuganeeru ei tulnud või mingisugust niisugust asja. Aga kuidas oli lugu selle Vististi ühe suuremat sorti vägistajaga, kelle ka samamoodi Keskturu parmud sulle kätte juhatasid? See jah, vaata seal me oleks saanud näopeksu kõik Viimseni ja kui politseinikud poleks vormis olnud, siis need ka. Et see oli jah üks vapustav lugu, aga seal oli selline lugu, kus siis politseinikud ei uskunud kodutud prouad, seepärast ta nägi välja, no ikka nägi välja, noh, niimoodi, et ega ilma vist võib-olla mahalaskmise ähvardusel vägistaks niisugust, et kes seda siis uskus, ja mina jäin uskuma ja tuleb välja, et oligi niisugune mees. Vanglast tulnud, ma ei tea, 20 vähemalt pikk ja üldse mitte kõrend ja üldse mitte paks, no see oli ikka 20 Arnold Schwarzeneggerit ja siukse võlliga, et ma ei imesta, et ta kõik kodutud koerad, vanamutid ja selle sama parmutari ka sinna võlli otsa torkas. Ja, olid tegelased ja olid kangelased ikka toona? Olid, ühiskond oli ikka sõge, noh. Varajase kapitalismi tingimustes otsiti ju toona igasuguseid võimalusi, kes hakkas narkodiileriks, kes metalliärimeheks ja kes hakkas lõbumaja pidama. Lõbumajade külastamised, see oli terve omaette žanr, kuhu teid telemehi sageli kaasa võeti, kui politsei järjekordse mingisuguse haarangu seal tegi. Mis muljed sul nendest asutustest on? Noh, eks see oli niisugune, et oma mingit asjalikku erootilist show'd ju Eestis ei olnud, eks see lõbumaja külastamine oli vere vahepeale niisugune meelelahutuslik osa. Jumal, ma ju, takkajärgi ma ju tean neid inimesi, kes neid maju pidasid, ma tean neid inimesi, kes neid maju rüüstasid ja tegelikult võib-olla isegi tundsin mõnda toonast klienti, eks ole, et lõbumajad olid täiesti omaette teema, narkootikumid, narkoturg ju avanes, see oli täitsa amet ja mitte, kui me täna kujutame ette, et pätid, õlma alt, koerad müüsid kuskil, ei. Amfetamiini oli võimalik vahepeal isegi patrullpolitsei autost osta, patrullpolitseinikud töö ajal müüsid. No, see räägib muidugi ajast paljugi. No täpselt, noh. Aga ikkagi nendest lõbumajadest rääkides, aastad on läinud, aastakümned on läinud ja sa mainisid, et nii mõndagi neist ju sa tunned veel tänaselgi päeval vähemalt nägupidi, et huvitav, mis elu elab omaaegne bordellipidaja või lausa prostituut? Noh, nii palju kui mina tean, ettevõtjad on ikka ettevõtjad, nad on ettevõtlikud inimesed, eks ole. Ainult äri on teine? Jah, ainult, et valdkonnad on teised, mõni on ennast põhja ka tõmmanud, eks ole, aga prostituutide kohta ma ei oska, ausalt öelda, ma ei teaks, tunnen ka mõnda täna enam veel. Ja nendega vist on niisugused kehvad lood,
et prostituudid lammutavad ennast nii palju, et kui nad ei saa kas punni pudelile või troppi ninna, et sinna triipu ei läheks, siis nad on vist surnud tõenäoliselt 5-60 eluaastaks. Kui ikkagi neid lõbumaja reide, mida politsei armastas ikkagi 5 aasta jooksul päris ohtralt teha, siis millistes tingimustes need tüdrukud seal töötasid? See vist oli ka väga seinast seina. See oli ikka täiesti seinast seina. Oli kuskil jumal, mis Paljassaare seal taga lõpus, mingi, ma ei teagi, mis maja, mingisugune ettevõte seal praegu tegutseb, aga seal oli ikka kohutav auk, eks ole, et ei pesu, ei mingeid muid võimalusi või mis me sellest räägime, sõlekolde rist, Jeesus Kristus, tüdrukud tegid minetti, tatistasid välja, mis suu jäi, võtsid sealt samast koerapissiga lund, lasid suu üle ja tuli järgmine taksojuht ja läksid, et mis hügieenist ja mis see ei ole ainult küsimus selles ju, eks ole, et kuidas ühiskond on korraldatud, vaid see ühiskond oligi haige täiesti. Ja muidugi oli siis maju, kus olid pitsid, satsid ja kõige paremad road ja paremad kliendid. Või ütleme, et kliendid, keda teinekord nägid ärikülgedel, äriajalehtedes. Jah, täpselt ja või kuskil ametiasutuses mõnigi tõmbas ennast täis ja käis ukse taga laamendamas seal nii siin kui seal, et Toonane elu tundus üks suur, nagu öeldakse, rode, aga mingil hetkel, ma kujutan ette, sai sinulgi sellest kõigest ikkagi villand, küllastumine. Kas sa tajusid ka seda selgemalt kuidagi, et enam ei jaksa neid lugusid enam jutustada, enam ei jaksa neid näidata ja enam ei tahagi neid näidata? Ammu varem oleks pidanud lõpetama, kui lõpetasin. Ammu varem. Aga populaarsus tiivustas? Aga et vaadatav oli ja midagi pidi oma eluga tegema ja päris, ma ei tea, puusepaks ju minna ei tahtnud, eks ole, kuidagi mingi asi nagu vedas ja kuidagi see ratas veeres, aga kui sa ikka väge ei kuula, siis võib see ratas kraavi veereda. Minul veeres vastu Lihula kivi. Kirjelda pisut. See siis, kui Partsi valitsus siin Lihula kivi jaks maha võtma, siis oli mina ainuke mees, kes kaameraga kohal oli ja sealt see konflikt tekkiski sellepärast, et ma siiamaani ütlen, et see rahva peksmine ja säärane provokatsioon seal oli asjatu. Et sellest hetkest riik enam ei oodanud sind kuhugi, kus ta ennast kehtestas? Jah. Võib ju nii öelda? Jah, täpselt. Ajad olid ka teised. Tegelikult, kui ma juba ütlen, et ma oleks pidanud enne ära lõpetama, et ega see ühe mehe show aeg saigi tegelikult ümber ja sai natuke varem ümber. Seal muidugi oli üks moment, mida ma tahaksin ka üle küsida, et mõnda aega olid sa sündmuste vahendaja, sa olid alati õigel ajal õiges kohas ja näitasid seda elu kõige tumedamat poolt, nii nagu ta oli. Ja siis tuli saade Võsa reporter, mis justkui oli selline probleemide lahendaja. Kas sa tajusid seda ka, et üha rohkem need inimesed, kes seal varem olid sinu lugude sellised negatiivsed kangelased, ootasid, et sa kuidagi aitaksid probleeme lahendada riigi asemel, et sina oled see, kes teab ja saab ja võib olukordi kuidagi siluda või vähemalt neid näidates siis leida mingi lahendus? Jah, eks ta omamoodi niisugune mündi teine pool või patukahetsuse reis oli see Võsa reporter. Aga abi oodati, abi kindlasti saadigi, aga ega ajakirjandus ei ole mingi aitaja, kohtuvõim ja sotsiaalamet aitab, eks ole, ajakirjandus saab ainult sinuga kaasa hüüda, appi hüüda sinuga koos või rõõmust hõisata. Nii et seda me siis tegime ja vahel käisime siis, kui inimene ise ei mõistnud ka kuskil ametiasutuses nõu küsimas ja sellest on jäänud küll vist ääretult positiivne foon. Ükskõik kui naljakad need lood ei oleks, ükskõik kui eriskummalised need inimesed ei oleks, keda me külastasime.
Peeter, aga teletöö ei ole sind jätnud, Kanal 2 eetris on sul ka uus saade, Särtsakad kodud, kus sa ikkagi taas piilud, mismoodi inimesed elavad. Suur tänu, et sa täna oma meenutustega saatele lisavärvi andsid. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud, täname veel kord saatekülalisi ja täname ka kuulajaid. Saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine saade on eetris juba järgmisel teisipäeval. Kuulmiseni! Krimiraadio. Krimiraadio.